kella 5 täpselt ära, siit me ka läksime, loeme ette mõlema meeskonna algkoosseisud. Vaprusel väravas number 16 Ott Nõmm, kaitseliin paremalt number 4 meeskonna kapten, saab Vaprus ise tulla uuesti vastu. Päris mitmed mehed siin rünnakule lülitumas on ja taaskord seal paremalt poolt üritatakse läbi mängida, tuleb pall värava alla, aga see lendab siiski reklaamtahvlitesse. Viienda omavahelise kohtumisega läbi ajaloo. Vaatame selle olukorra ära, Pihtile siin kõrge pall saadetakse, suudab pikakasvuline ründaja selle rinnaga maha ka võtta, paremalt äärelt pakutakse tuge, Pihtilt pall ette posti, seal peab Nõmm kätega sekkuma ja ühtegi jätkata, esimese hooga ei tule, Rudenko teisest lainest, korralikku pealelööki ei suuda temagi sooritada. Olukorra taustal Laur nüüd väga pahasti eksib, Tristan Pajal võimalus minna kohe karistalasse, jõuab ka ja kas pääseb löögile, siiski mitte, Baturins tuleb vastu ja korraldamisega seotud pärnakate asjapulgad kenasti. Kõiki turvameetmeid järgisid ja atribuutikat kinni panid. Aga parem karta kui kahetseda, vaatame, Piht siin pääseb jooksma ja söödab kõrvale ka natukene pikaks jääb, aga Eerme saab siiski palli ja karistalasse samamoodi jõudnud. Magnus Villotud vastas Eermelt vasaku jalaga peale löök ja Senderdama välja läheb, pall kerib päris ohtlikult, pääsetakse löögile ka, Järve klaarib selle värava eest ära ja mõne lisaminuti ilmselt saame siin avapoolajale. Vaatame selle olukorra ära, siin pääsetakse palju ohtlikult suurema kaarikate poole pealt, aga mitte päris väravaraamide vahele. Danil Rudenko nüüd rülamas ja üritamas ettepoole käiku leida. Imre Kaartaud pall värava ette ja ei ole seal mitte ühtegi jätkajat. Pajo ettepoole valikut otsib. Juba Vapruse ründamängija ka pallini, uuesti Pajo. Mängitakse kenasti valikuga kokku, kas tuleb sööt allapoole ka, tuleb ja nüüd pääseb kenasti Baturins. Valik ja Pajo omavahel pikemalt kombineerisid. Samal ajal mäng juba käima läinud. Mattias Villota. Parem jalaga peale löök tuleb, Baturins on tõrjumisel ebakindel jätku olukorras, pall lahti ja Magnus Villota suunab selle võrku. 47. minuti saab Pärnu Vaprus juhtvärava kätte ja Magnus Villota saab asuda oma meeskonna pingi lähistel tähistama. Baturins ei päästnud meeste tagant seal väga hästi seda olukorda nägema ja esimese tõrje suutis küll teha, aga jätkuolukorras kukkus pall niivõrd soodsalt Magnus Villotale ette, et ei olnud mehel suuremat vaeva kui pall võrku rammida ja seeläbi omadele edu seis siin vahetult enne vaheaega tagada. Samal ajal harikate poole pealt on seal mure suurem, kui miks määrati nende ka üks karistuslöök. Igatahes selle nurgalöögi Vaprus 57. minutil lahti mängib. Vallik nüüd karistalas, valikult peale löök tuleb ja esipostist Baturisti ei jää needki tulemata. Vaatame siit selle nurgalöögi olukorra ära, kõrgele kerkivad mehed ja pall samamoodi ei saada esimese hooga Vapruse poole pealt kõrgemale suunatud ja nüüd on vaja hakata rünnakul ka rohkem kliinilisust näitama, kui esimese hooga see viigivärav tahetakse ära lüüa, seeläbi veel ka midagi enamat otsida. Kose uuesti palliga Karissala lähistel ja nüüd see pall seal ohtlikult lahti on, Reimaga põrgatakse kokku ja tuleb 11 meetri karistuslöök 67. minutil Harju Laagrile. 4 mees seal omavahel kokku põrkasid 5 kasti joone peal ja Reinhard Reimaa tundub, et on kõige suurem. Vaatame, Vaprad karud teevad korralikult möllu ja 2004 aastal sündinud noormeeste duellis Eerme versus Nõmm. Jääb peale Eerme, kes palli väljakult vaadates vasakule poole värava alla nurka saadab ja resultatiivsuspunktide osas saadakse siit tavamus kätte. Korralikult meie Karissala saadetud on, mängitakse lühidalt lahti, tuleb siia keegast joone suunas käilasti pall ka ja pääsetaksegi löögile, aga ja nüüd korralik kokkupõrge siin Karissala joone juures on peakohtunik Lorentsi Vilevaik juba Vaprusel löögikoht tekkimas. Hetkel siiski omavahel söödetakse ja nüüd nopib Baturins selle kõrge palli. Eedri välja. Mängib Kapperiga kokku, Kapper üritab kaotsist mööda minna, Baturins libistab end vastu ja saab palli taaskord peast. Aga suures osas ikkagi ei saa seda täielikult ka tema kapsaid ajada. Ja nüüd kuulutab peakohtunik Jürgen Lorenz oma vilega selle kohtumise lõppenuks. Kodumeeskond Vaprus 1, külla sõitnud Harju Jotka Laagri sammuti 1. Ehk siis punktid jagamisele lähevad ja tabeliseisu puhul sammuti mõlemad meeskonnad kõrvuti. Harju Jotka Laagri keskkaitsja Andres Kaevats, täna korralik võitlus siin Pärnus ja lõppresultaadiks 1-1 viik. Räägi, kas see on tulemus, mille kannab Harju meeskonnal rahule jääda, olite tegelikult avapoole äärel kaotusseisus ja teisel poole ajal ikkagi selle viigipunkti kätte saite? No eks kindlasti oleme rahul, me tulime siia punktide järele ja iga punkt lõpuks tabeli lõikes loeb. Olime kaotusseisus jah, esimene poolaeg, aga läksime riietusruumi mõttega, et me tuleme siit kindlasti tagasi ja lööme kindlasti veel, et ilma punktideta me siit ei lahku.
no avapoole lõpus see 1-0 värav teile ära löödi, teisel poolel kõva hingestatust näitasite ja penalti abil selle 1-1 viigi tooma saite, et millised need vaheajajutud teil täpsemalt riietusruumis olid? No eks need oligi, et kui me saime just selle riietusruumi värav nii-öelda taha, siis mängupildi poolest meil oli nagu saime ja kohati nagu lihtsalt treener rääkis üle, mida võiks parandada ja mida kuskilt saada paremini ja teise poole lõikes ma ütleks, et me leidsime need ruumi rohkem ja saime need käigud nii-öelda rohkem tööle ja sealtpoolt tekkis meil ka rohkem võimalusi. Algkoosseisus tegid debüüdi noormängijad Sigar Suppi ja Imre Kartov, nende poole pealt samamoodi tundus, et tahte taha midagi jäänud ja said tegelikult ju näiliselt kenasti hakkama. Jaa, eks oleme kõik õnnelikud, kui meil saavad aina rohkem uued mängijad peale ja kes teeb debutandi ja kes teeb siin juba mitmendat mängu, aga kindlasti noortest mängijatest on palju abi, sest neil on palju tuhhi peal. Ja sinust endast ka oled ju tegelikult Harjus olnud mitmeid aastaid põhikeskkaitse, 2 aastat tagasi Premiumi liiga debüüthooaeg jäi raske vigastuse tõttu täies mahus vahele, aga tundub, et ka kõrgseltskonnas kanna kinnitamisega tegelikult probleeme ei ole. Eks siin jah, ootasin oma debutant nii-öelda mängu päris kaua, aga kanna kinnitamisega nii kohalt, et ega siin midagi lihtsalt kellelgi ei tule meil koosseisus, et kõigil on siin teha konkurents ja ikka trennis peab näitama, muidu mängida ei saa. Järgmise mängu eesmärgid samuti usutavasti kõigil selged Kalju vastu, et minna ja võtta need 3 punkti aasta võitude rajale. Kindlasti nüüd me proovime iga satsi vastu siin punkte saada ja proovime oma mängu saada ja näidata publikule head mängu ja mitte minna lihtsalt mängima nii-öelda. 1-1 viik, said tavapoole ära selle edu kätte, teisel poolel võttis Harju rohkem kontrolli enda kätte ja said selle viigivärava. Räägi, mis on esimesed mõtted peale kohtumist? Jah, nagu sa kokku võtsid, et poolega oli 1-0, kõik oli hästi, aga jah, kuidagi tuhin kadus meil ära ja olen nõus, et Harju nagu ütleme, et oli nagu parema tuhinaga peal teine poolek ja jah, nii see mäng läks, jah. No sarnaselt hooajal 2023 Harju toona ka 2 korda Pärnus käis, 1 korra pääsiste viigiga tulema, teine kord olid nemad paremad, tundub, et on suhteliselt ebamugavad vastased teil siin kodus. Jah, üks päev isegi mõtlesin, et kuidagi kodus nagu meil need mängud nagu ei tule nii hästi välja kui võõrsil. Aga jah, eelmine aasta oli samamoodi jah, et ühe mängu kaotasime ja teisest mängisimegi viiki ja jah, nüüd läheme Harjusse ja on vaja panna neile. No sinu enda puhul ka hooaja debüütvärav löödud ja suures pildis võib öelda, et venna söödust või tulemusliku löögi järel, et mille usutavasti individuaaltasandil pakub see natukenegi rõõmu tänasest kohtumisest. Jah, oli jah, et vend lõi ja rebound ja ma olin reboundi sisse ja tore. Järgmiseks kohtumiseks ka usutavasti need eesmärgid Paidos selged, et eelmisel nädalal Tammeka vastu kõva purustustöö tegite, täna tuli 2 punkti vähem vastu võtta, aga usutavasti, et siis naasta võitude reele. Jaa, lähme Paidesse ikkagi võidumõtetega, et mis meil siin ikka mõelda on, et tahame sealt 3 punkti saada ja anname endast parima ja vaatame, mis välja tuleb.